peapiiskop Urmas Viilma, milline on Eesti demokraatia hetkeseis praegu? Ma arvan, et põhimõtteliselt ei takista keegi meil oma suud pruukimast või oma arvamust avaldamast. Et olen ka seda öelnud ise, et kirikuna tegelikult on võimalik ka areenile pääseda ja oma arvamust öelda. Selles mõttes võiks öelda, et kõik on korras, aga kas seda arvamust ka alati arvestatakse? Kas need, kelle asi on otsustada ja arvamust kuulata, kas nad alati kuulavad, kas nad alati kuulda võtavad ja selle kohaselt teevad? Et see on küll koht, kus kaasatus peaks olema suurem ja ka oma vabariigi aastapäeva jutluses Toomkirikus ütlesin seda, et Jumal ei ole andnud mõistust mitte ainult koalitsioonile, ja isegi mitte ainult opositsioonile, vaid head nõu võiks kuulda ka väljaspool erakondi ja poliitilist eliiti, et ka vabakonnad, kogukonnad, rahvas võiks otse olla kaasatud teatud otsuste langetamisse. Kas toetate otsedemokraatlike vahendite kasutusele võttu? Ma printsiibina pean seda vajalikuks, et see võimalus peaks olema meil loodud ja küllap siis ka rahvas ise siis otsustab, millal on õige hetk seda kasutada, aga kui seda võimalust üldse ei ole, siis ma ütlen, et on need võimalused meilt võetud, et me saame iga 4 aasta tagant ainult oma hääle kaudu kuidagi mõjutada otsustajate otsuseid. Ma arvan, et see võiks olla vahetum, kui õige hetk on käes, siis peaks saama ka, on see siis referendum näiteks, selle kaudu teatud sõnumeid anda nendele, kes otsustavad. Kui keegi üldse on ilmselt pädev seda tegema, siis olete teie Eesti Luteri kiriku peana, peapiiskopina. Eesti rahvast on peetud väga kaua aega haigeks ja sestap ei ole otsedemokraatlikud vahendid tulnud kõne alla. Mida te kostate Eesti rahva haiguse või tervise kohta? Ma küll ei julgeks rahvast haigeks nimetada, et mulle meeldib siin siis meenutada seda seost, et valitsejad pidavat olema või otsustajad pidavat olema rahva nägu, et kui rahvas on nii haige, küllap siis ka need, kes otsuseid langetavad, on sama haiged. Aga ma ei tahaks sildistada ei otsustajaid ega rahvast. Ma arvan, et see kaasatus peaks olema positiivne kaasatus, peab argumenteerima, peab argumentidega arvestama ja loomulikult me peame arvestama ka sellega, et on koalitsioonid ja on opositsioonid, aga see ei tähendaks siis nii-öelda selja tagant ukse sulgemist ja teisele poole ust jätmist, see tähendaks ikkagi positiivset kaasamist. Et Eesti rahvas on piisavalt terve ja tugev, et kasutada otsedemokraatlikke vahendeid? Arvestades seda, et me oleme täna olnud 25 aastat juba iseseisev ja mõeldes selle peale, kuhu me jõudsime oma vabadusega 2 sõja vahelisel ajal, siis ma julgen öelda, et praegu on meie rahvas küll palju tervem ja valmis tegema märksa olulisemates küsimustes küpseid otsuseid, kui võib-olla isegi enne teist maailmasõda.